Tervist! Alustame siis tänase BFM-iga, Talksiga. Ja BFM Talks on selline üritus, kuhu me oleme kutsunud oma ala tegijaid rääkima oma elust, oma kogemustest, oma edulugudest ja ka katsumustest. Ja täna on meiega ühinenud Tanel Toom, kes on siis režissöör ja stsenarist ja paljudele võib-olla seostub selle nimega ka Tõde ja õiguse film. Aga täna uurime siis, mida huvitavat Tanel on meil teinud. Ja enne veel, kui me läheme ja küsime Tanelilt erinevaid küsimusi, siis teil on ka selline soovitus, et kui teil tekib mõni küsimus, mida te tahate Tanelilt küsida, siis kirjutage see Facebooki kommentaaridesse ja pärast siis hiljem vaatame neid küsimusi ka ja kindlasti üritame neid ka vastused saada. Aga tere, Tanel! Tere, aitäh kutsumast ja ei garanteeri, et kõik need küsimused on vastuseid saavad, aga küsida võib alati. No muidugi, loodame, et ikka saavad küsimused vastused. Aga enne veel, kui me lähme ja räägime sinu filmi tegemistest, siis meenutame natukene sinu lapsepõlve ka. Et milline sa lapsepõlves olid? Olid sa hea laps? Ma arvan, et ma olin jumala okei laps kusjuures. Et väga mingisuguseid suuri probleeme ma ei tekitanud. Ma olen pigem aktiivne laps. Aga vähemalt selles mõttes, et mingisugune meelega ma mingisuguseid rumalusi küll ei teinud, aga loomulikult lapsena peab ja sa teed neid ka nagunii. Aga ma arvan, et mu vanematel midagi nagu seda nad kindlasti ütleks, et ma oleks on mingi keeruline laps. Et kui mul oli, ma ei tea, ees valge paberileht ja ma sain selle joonistasin kohta palju, kui ma väite. Mis sulle veel teha meeldis? Veel ma laulsin, ma käisin maalustrennis, ma käisin poistekooris, ma laulsin koolis ka soolot või üksindas, mingite lauluvõistlustel ja siis ka näiteringis käisin ja nagu selles mõttes tegevust oli palju, et oli kindlasti koht, kuhu oma energia panna. Aga kelleks sa saada tahtsid väiksena? No väiksena ikka alguses sa tahad ikka ju vähemalt poisid tahavad ikka selleks saada, kes isagi, eks ma tahtsin meremeheks saada väga pikalt. Aga siis ma ühel hetkel muutsin seda ja ma mõtlesin, et ma tahan näitlejaks saada. Ja siis kunagi hiljem sain natuke vanemaks ja targemaks ja avastasin videokaamera ja et on sellist asja, et on võimalik päriselt ka õppida ja siis ma oligi kohe järgmine, siis kolmas asi tegelikult oligi filmitegija. Sa mainisid, et sinu isa on siis meremees, ema on sul kokk. Ema on kokk. Aga mida su vanemad siis sellest arvasid, et sa on filmitegija? Nii nagu mööda kuskile kukud, et normaalselt päris asju, sa näed, et see on tehtud. Kringel on valmis või on sul sõidetud 300 kilomeetrit mööda märga teed. Et isaga oli küll, oli see, et ega isa tegelikult alguses mõtles, et no ma ei tea, mis asi see siis on, et küsis ikka päris tõsiselt, kui ma kooli sisse sain ja oli temaga juttu ajamine, et kuna see maksis ka päris palju tol ajal, et ma ei saanud tasuta kohale ja võtsin lõppelaenu, aga poole sellest pidi ikkagi vanemad maksma. Ja siis muidugi oli isaga sellel teemal vestlus, et sain sellesse kooli sellist asja õppima sain sisse, aga et kas nüüd on võimalik ja ette minna. Ja siis isa oli vaikus ja mingi öösel kuskil köögis laua taga rääkisime ja siis lihtsalt küsis, et aga kui sa selle kooli ära lõpetad, mida sa siis tegema hakkad?
et ja see oli päriselt, see oli siiras küsimus ja mure tema poolt just noh, ja ega see ei olnud nagu ka selline hetk, et kus ma hakkan midagi bullshit ima, ma ütlesin isale, ma ei tea, aga äkki filmi. Ma tahaksin teha filmi, aga ma seda ma juba tol hetkel teadsin, et nii palju sisseastumiskatsetel Jüri Sillart juba oli meid kusagil nagu maa peale tagasi olnud, ütles, et jah, et teist, et siin, ma ei tea, 20 inimest on siin kursusel, aga heal juhul 2-3 hakkavad teid päriselt kunagi filmi tegema. Et päris valus. Ja siis see teadi, kas olen nagu selle 2-3-ses või mitte. Et nii, et ma isale, aga tahtmine oli nii suur, et isa sai sellest aru. Ja nüüd muidugi nüüd on aru saanud, et see ongi mingi võimalus, ongi mingi võibki elukutse olla ja sellest võibki mingid tööd ja mingid reklaame, mingid palka isegi maksab mõni rumal inimene selle eest ja et nüüd on kindlasti üks minu suurimaid fänne, aga alguses muidugi see oli ikka tõsist siiras nagu mure, et jah, aga miks see päriselt tegema, muidugi igast asju võib õppida. Ja sa mainisid ka, et sa läksid siis õppima filmi ja filmikunsti erialale. Yes. Ja sa õppisid siis Tallinna Ülikoolis? Ma õppisin isegi Tallinna Pedagoogikaülikoolis, et siis polnud isegi Tallinna Ülikooli nime veel. See tuli ka hiljem, 2005 vist, et kui ma lõpetasin täpselt, siis sain juba diplom peale kirjutatud Tallinna Ülikool. Aga astusin sisse Tallinna Pedagoogikaülikool. Aga mis siis selle eriala juures siis võlus? Miks sa seda õppima läksid? No miks, selles mõttes ongi, et mul juba väga väiksest saati kohutavalt on meeldinud kogu filme vaadata. Et nagu see oli väga selge, et seal midagi nii küdrestav minu jaoks on. Ja ühel hetkel kunagi, ma ei tea, aastal 97 isa oli meremissioon ja käis välismaal, ma ei tea. Et siis tõi mingisuguse videokaamera seal. Ja siis sõpradega hakkasime mingisuguseid väiksed videokesi, mingisuguseid asju tegime ka ja oma kassis tegime muusikvideo ja 2 sain sõbrad veel VHS Maki laenates, 2 VHS Makiga mingisugused asjad isegi monteerisin, nagu lõikasin seal niimoodi kokku ja selles mõttes puhtalt ise avastasin, ei olnud mingit internet või YouTube'i või keegi midagi õpetaks või kuidas nagu heli saada pärast pildile peale, et tinutasin ise mingisuguseid juhtmeid ja mõtlesin, et ma olen midagi väga suurt avastanud, et kus on mini-jack ja läheb üle RCA juhtmeks ja siis ma mingi pool aastat hiljem avastasin, et kuskil Oomi-poest müüakse sellist juhet. See oli nagu väga suur pettumus, sest ma mõtlesin, et ma ise avastasin midagi, käivitasin midagi kokku. Aga et see pisik oli juba sees küll, aga ma selles mõttes olin piisavalt rumal, et mul polnud halli aimugi, et sellist asja on üldse võimalik õppida. Et seda on võimalik Eestis õppida. Et nagu seda ma küll ei teadnud, sest et minu jaoks see oli nagu mingisugune nii suur, selles mõttes ju ma teadsin, kui keegi küsib, et kust filmid tulevad, et ju see on mingid inimesed siis tegelikult teevad kuskil, ma ei tea, Ameerika maal või kuskil, mingid Magic Landist või kuskil. Aga nagu seda, et üldse mõeldagi, et mingi võimalus, et ma ise võiksin kunagi seda teha ja ma ei tea, võib-olla keegi nagu vaatab ka seda, mis sa teed, et nagu see oli nagu nii teine planeet, et ma ei tulnud nagu sellise mõtte peale küll, et pärast keskkooli lihtsalt üks väga tark inimene, kes mu kõrval oli, tema näitas mulle ülikooli seda tutvustusraamatutest ja siis seal oli mingi 2 väikest lehekülge oli kirjeldus sellest filmikunstist või film ja video oli siis selle eriala nimi. Ja siis kui ma selle läbi lugesin, siis see oli nagu momentaalne, kohe oli selge, et see ongi see, mida ma eluaeg olen tahtnud teha. Aga kas sul oli kohe alguses selline visioon, milliseid filme sa tulevikus tahad teha või millest? Ei, selles mõttes, et ega ma, muidugi see on, kusjuures see ongi üks huvitav asi, et tudengina ka või kuidagi nagu sa arvad või sa kinnistad, et mina teen ainult selliseid filme või jah, see on minu stiil või see on minu, ma ei tea, vagu, mida mina künnan või. Et ma arvasin, esiteks mul ei olnud kogemust, et ma tahtsingi avastada, et mis mulle siis tegelikult üldse
noh, kuigi nagunii esimesel kursusel olles sa ikka arvad, et ma tean maailmast kõike, ma tean täpselt, mis asja ma tahan teha, milliseid ja et noh, hiljem nagu rahuned maha ja hakkad nagu meelega katsetama ja ennast testima ja push ima erinevatesse suundadesse. Aga ja noh, ma arvasin, et need on ikka pigem mingisugused, ma ei tea, tumedad filmid, mitte et ma nüüd oleksin jubedalt nagu rõõmsaid ja heledaid asju teinud, aga ma tean, et ma olen võimeline ka rõõmsamat kraami tegema ja olen natuke teinud ka ja mõned tulevikuprojektid on just nagu vastupidiselt komöödia žanrist. Aga jah, et ma arvasin, et need siuksed mingid, no mitte need õudukaid, aga pigem siuksed jah, thrillerilaadselt. Seda on väga. Aga bakalaureuse järgi sa läksid siis Inglismaale peale bakalaureust? Ma olen niimoodi, et lõpetasin siin baka ära ja siis ma paar aastat, kus ma töötasin siin, et ma tegin mingisuguse portsu reklaame režissöörina ja ühel täispikal mängufilmil olin töösteediina ja siis ka tegin ühe lühifilmi, mis ei olnud enam tudengifilm, mis oli siis päris eelarvega ja päris operaator ja kõik nagu päris produktsioon, teine tulem, sõjadraama. Ja siis ma läksin pärast seda, selle filmiga mul oli kõik plaan, mul oli unistus National Film and Television School'is õppida, et sinna sisse saada. Kus sa sellise julguse võtsid, et sa sinna kandideerid? Vot see on ka täpselt niimoodi, et nüüd, et seda ma olen tegelikult väga õnnelik, et mul on alati kõrval olnud keegi, et ma innustun mingitest asjadest ja siis ma olen vaimustuses, siis ma võin rääkida nendest mingisugust, tahaks sinna minna või sellele koolitusele USA-sse või sinna kooli või seda teha. Aga on olnud varaselt alati raske seda esimest sammu, et no mine tee siis. Et kirjuta avaldust, mille ma ei tea, saada e-mail või et seda, et mis nüüd mina või noh, selline eestlane. Aga mul on alati olnud õnneks kõrval keegi tark inimene, kes, et noh, kas ta sinna kooli proovimist ja ka kusagil nagu veel tol ajal Eestis jääsin pärast baka lõpetamist, et USA-s ühel koolitusel käida, et ongi parim sõber Helen Lotman, kes tunneb mind paremini kui ma ise ja on öelnud, et aga miks sa siis ei tee seda või kuidas ma seda teen, nii teeme lahti nüüd siin taotlused, ma ei tea, kultuurkapitali, küsida seal, kõigepealt küsid seal ka, siis saadad sinna okei, ja siis teedki need asjad ära ja siis lõpuks mingid asjad võib-olla juhtuvadki, noh, et ongi, et just selle esimese sammu tegemine on raske. Nüüd ma olen nagu aastate jooksul õppinud ka seda esimest sammu ise, et lõpuks tegema, et ei pea neid kogu aeg babysittima keegi kõrvalt, kes tunneb mind ja ütlema, et samamoodi nagu ka üldse filmi õppima tulemisel, et tol aeg tüdruksõber näitas mulle seda raamatut ja tegi sealt lahti ja ütles, et vaata, kui loe seda, sest see võiks sulle sobida. Et keegi ikka pidi juhendama, keegi, kes teab mind, tunneb mind nii hästi, et see esimese sammu tegemine ongi, ma arvan, jah, on keeruline. Aga nüüd, kui tagasi tulla, et siis Inglismaale õppima minema ja teisel korral ma sain sinna sisse. Proovisin minna 2 korda, teisel korral sain sisse ja... Mis sa siis teisel korral teistmoodi tegid? No teisel korral ma olin natukene chillin juba ka ja see oli okei, et isegi kui ma sisse ei saa, et ma kõik teinud ja ma nagu ei valem öelda ei pingutanud nii palju, aga ma olin täpselt, et kui nad ei taha mind, siis on ka okei, aga vähemalt ma olen see, kes ma olen seal sisseastumis katsetel ja vestlusel, et ma sain ka esimesel aastal juba viimasesse vooru, aga kooli sisse saanud teisel aastal ma võtsin seda palju rahulikumalt.
ja mul oli ka muidugi siis teine tulemus, see lühifilm tehtud, nagu millega mul tegelikult oligi plaanis nagu sinna kooli astuda, aga eelmisel aastal ma proovisin nagu igaks juhuks, et kas või ka seda, et nad väga hindavad seal, et ka see on märk, et sa oled proovinud rohkem ühe korra, et siin on tõesti väga tahab, et see on väga paljud et seal oli, et noh, seda nad väga hindavad. Oli nüüd 2 kooli vahel 2-3 aastat pausi, mil ma töötasin sellel alal ja ma sain aru, miks mul täpselt seda kooli vaja on, mida ma tahan, millele ma tahan seal keskenduda ja mida ma tahan, mis on minu puudujäägid veel, et ma läksin sinna väga kindla plaaniga, et ma arvan, et see on üks olulisemaid asju, et ma väga täpselt ikka teadsin, mida ma iga projektiga enda puhul tahan arendada, et selline niivõrd teadlik õppimine, et ongi bakas, sa üldse üritad aru saada, mis asi see üldse on, kas see mulle üldse sobib ja nagu õpid ujuma, aga magistrantuuris on juba see, et sa juba väheke jagad sellest maailmast midagi ja sa tead ja sa saad ise aru ka, et kus on sinu nõrkused ja mis on sinu tugevus. Aga kui nüüd meie mõni kuulaja tahaks teha ise filmi, lühifilmi, siis millega ta peaks arvestama? Mis on kõige tähtsamad asjad siis filmi puhul? No selles mõttes mingisugune lugu ikka võiks olla, kui sa sellele reknupule vajutad. Et see lugu alguse ja lõpuga, et keegi sellest, et kui sul, jah, ma ei tea, ideaalis võiks ju keegi peale sinu ka sellest aru saada. Et see, tänapäeval ongi, see on nii lihtne võtta, ma ei tea, telefon või ükskõik mis asi kätte ja kohe filmi minna. Ja siis ongi, hästi palju on sodi, laetakse ka igal pool ülesse, aga see asi võiks juba enne paberil töötada või kui sa räägid kellelegi läbi, et keegi teine ka sellest aru saaks, aga muidugi on ka oleneb jälle, mis need filme nii, et ega ei olegi mingisugust ühte kindlat reeglit, kuidas teha või ole, mida selle teha tahad, et see on vabalt võib ka mingi väga hea, mingi 3-minutiline väga hea asi olla, et sa jooksed niisama suvaliselt ringi ja filmid, ma ei tea, mingisuguseid huvitavaid asju ja paned pärast mingisuguse muusika taha, mis tekitab jälle mingisuguse tunde, aga see töötabki ainult 3 minutit, et kui sa tahad mingit draamalugu jutustada, siis seal on muidugi väga palju elementi asju, mis peaksid valida. Aga kui palju raha peaks olema? See ei pea üldse raha olema. Et see on nüüd üks asi, mis on see, et öeldaksegi, et minu arust on piirangud on väga loomingulised, et need pushivadki sind ju mõtlema loominguliselt ja öeldaksegi, et kui sa suudad nagu väga väikeste vahenditega lugu jutustada, siis sa suudad ka suuremate vahenditega seda teha, aga tihti vastupidi, see ei pruugi toimub, et mul on seda vaja. Et ja siis, et kui nüüd neid asju oled, siis oled lugu seda, mis ma nüüd teen. Et sa suudaksid peab olema loominguline. Jaa, peab olema loominguline ja ongi see, et just, et kui seal on nagu algaja filmitegija, siis jumal, ära kirjuta siis selliseid, et ole realistlik, et mõtle kohe juba nendes loomingulistes raamides, et mul on, ma ei tea, et mul on vanaisal on traktor, seda ma saaksin kasutada, ma kirjutangi mingi loo, mis on nagu, ma ei tea, selle traktori seotud või mis iganes, et ei pea, et sa ei kirjuta sinna mingit puute kaubalaeva, mis järjest lahvatavad või et mitte, et ja on muidugi, milles sul see lugu on, aga just, et tööta nendes piirides, mis sul on, et on nagu nii lõpuks on sul tegelane kõige olulisem ja mis selle tegelase, mis selle inimesega toimub.
aga meie kui vaatajad siis näeme seda ilusat lõpptulemust, lähme kinno, istume maha, vaatame filmi ära, aga mis selle filmi tegemise taga on, mida võib-olla tavaliselt vaatajad ei tea, protsess? No mis selle taga on väga suur töö, et ma ei tea, kes vähegi midagi filmi tegemisest teavad, need teavad või on võtteplatsile sattunud, siis nad teavad, et kui palju tööd ja kui palju tunde seal taga on, et lõpuks sul, ma ei tea, 2 tundi kuskil ekraanile jõuab, et noh, kas või see Tõe ja õiguse tegemine võttis minul kokku 7 aastat ja lõpuks on sul ongi 2 tundi 46 minutit seal ekraanil. Et ju siis midagi nagu sellel kuskile see aeg läheb. Aga kuidas sa jõuad nii palju ühe asjaga tegeleda? 6 aastat või 7 aastat, see on nii pikk aeg. Vot see on küll üks, mida mulle on öeldud, et ma olen väga kannatlik ja ma arvan, ja ma usun, et ma olen küll kannatlik. Et sellist asja teha, sa lihtsalt pead olema kannatlik, et kui sa tahad mingisugust nii suurt lugu jutustada või et see on selgelt juba selle kirjutamine võtab sul aega ja muidugi kogu selle kompoti kokkupanemine, rahastamine, selle filmimine, pärast kokkupanemine, et filmi tegemine paraku on jah, aga selles mõttes on tõesti nagu väga hea küsimus, et tavavaatajaks on see muidugi, film on, tundub ju nii elulähedane, et no mis seal siis on ja sa vajutad nupule ja elu ju toimub sul kaamera ees, et mis seal siis nii keerulist on. Et ja miks seda nii kaua tehakse, et no vot, et proovige tehke mõni asi ja vaadake, kas see tundub, et just, et see, et saavutada seda, et see näeks, tunduks nagu päris elu ja orgaaniline see, mis lõpuks ekraanil on, et kui palju see tegelikult aega ja tööd nõuab, et seda tihti ei teata jah, aga noh, et sellegipoolest, et mingid ju, et noh, et keegi ei lähe ju, et kui see nii lihtne oleks ja keegi ei lähe ju platsile filmima selle mõttega, et me teeme ühte halba filmi või keskpärast filmi, et kõik tahavad ju nagu eesmärk nagu teha mingit head asja. Aga kui palju on maailmas halbu filme ja enamus on ju rohkem on ju nagu by far, rohkem on halbu filme kui häid filme, et ju seal siis mingid käärid vist ikkagi on, et niisama tahtmisest jääb väheks. Et no siin ongi kogemus ja filmikool ja kõik see sisse, et see ongi nii kogemuslik asi ja režissööri töö on üks väga pikk nimekiri asju, aga lihtsalt selle nimekirja teadmine ei anna sulle mitte mingisugust ettekujutust filmi tegemisest, sa pead ikkagi ise tegema kogu aeg ja katsetama ja mingite asjadega läbi kukkuma ja siis õppima sellest ja siis tuleb teil jälle uuesti tegema ja kasutama neid teadmisi, mis sinus kasvavad, et see on paraku selline asi, et sa õpid läbi kogemuse ja ka lihtsalt 100 filmialast raamatut läbi lugedes, aga ilma, et enne midagi tehes, on väga väike võimalus, et sa nüüd teed juba hea asja, aga ma olen mingit raamatut lugenud. Aga mis on kõige põnevam asi režissööri ameti juures ja mis on võib-olla kõige, mitte nii põnevam ja kõige tüütum asi? Kõige põnevam asi, ma ei tea, minu jaoks ongi see, et see on nii lai ju valdkond, et kogu see ongi ju filmikunst on ju tulema, ongi kujutakunst, näitekunst, heli, muusika, kõik see, et see nagu igav ei hakka küll kunagi ja ka see, et nüüd kõike seda teha või et ongi lisaks režiile, et nagu mina ise tunnen, kui ma tahan teha filme nii, et ma tean, et ma pean teadma palju rohkem kui lihtsalt ainult oma või mitte, see ongi, ma arvan, et režissööri töö on teada ka väga palju
helijäreltöötlusest, mida helirežissöör monteerimisest, stsenaristikast kindlasti, näitlemisest kindlasti väga palju. Et nagu sellel, et käies 2 kooli teinud läbi ja õppinud režii erialal on väga palju, mul on kindlasti üles ajaraamatu riiulis helialast kirjandust, mis on näitlemise kohta, mis on stsenaristika kohta väga palju. Ma olen ise monteerinud väga palju reklaamid, ma monteerinud ise helirežiid teinud palju ka reklaamidele ja paarile esimesele lühifilmile. Et nagu et see on rumalus on mitte teada neid võimalusi režissööris, see on kõik loo jutustamise tööriistad. Et see ongi see ala on nii lai, et seal ei ole mingisuguseid kindlaid piire, et vaat nüüd režissööri töö lõpeb siit ära, siin on noaga tõmmatud ja siit nüüd hakkab monteerida või siit hakkab helirežissööri töö. Et see on nii pehmelt, et kuidas ma oskan juhendada oma monteerijat, kui ma ei tea monteerimisest midagi või kuidas ma oskan küsida asju oma helirežissööri, kui ma ei jaga sellest asjast midagi. Et ja näitajatega täpselt samamoodi, see on veel eriti oluline, et kui sa sellest midagi ei jaga või ei ole ise võtnud näitlemistunde ja tundnud enda naha peal seda, mis sind tegelikult siin stseenis aitaks ja mis mitte või kuidas on üldse seista teiste inimeste ees ja kaamera ees, kõik vahivad sind ja igal ühel mingisugune arvamus selle kohta, mida ta seal praegu teeb. Ja kui sellest aru ei saa, siis on palju väiksem võimalus, et sa oskad olla piisavalt efektiivselt seda näitajat juhendada ja ennast režissööri. Aga siit tuli meie kuulajad küsimus, et sa mainisid, et on palju halbu filme, et kas ka sina oled mõne halva filmi teinud? Issand jumal, muidugi. Ma olen ju 2 filmikooli läbi käinud ja sellest ma arvan, et ma olen enda tööde puhul kõige julmem kriitik nagunii, et ei ole teinud mina veel ühtegi asja, millega ma 100% rahul oleks. Ja ma arvan, see on täiesti jumala okei ka, sest see on täiesti hirmus, kui järsku teeks midagi, mis edasi pärast seda teeb. Et muidugi. Ja on väga, selleks ongi väga hea koht on filmi pool, et sa saad katsetada ja sul on võimalus failida ja sa peadki mingil määral mingisuguste asjadega, et kas mitte, et terve film peab, ma ei tea, sul pekki minema, aga sa teed mingisuguse suure olulise vale otsuse oled teinud ja kui sa pärast sellest aru saad ja sa õpid läbi selle midagi ja see ju ainult teeb sinu järgnevad filmid ju tugevamaks. Et muidugi ja ja reklaamide puhul ka, jumal tänu, et reklaamidel ei ole lõputiitreid. Et eks see on ikka alguses mõned esimesed reklaamid on ikka igasugused sodi tehtud, aga vähemalt jah. Aga sa mainisid, et sa vaatad ise ka hästi tihti filme, et kui tihti see tihti on, et kas see on iga päev või iga nädalas korra või? Ei, see on ikka pigem iga päev, et üks täispikk mängukas või paar osa mingisugust sarja, et on jah, ikka päris palju vaatad. Nii, ja vaatame veel ühe publiku küsimuse. Kas elad Germanile Oscari kadalikus ka kaasa? Et või siis pigem võtad seda? Mis küsimus on? Loomulikult elan soovutavalt palju elan talle kaasa. Ei põe, et on uus konkurent tulemas. Mis uus konkurent? Ma olen ise ka tema õpetaja olnud ja ta on igati nii väga ära väärinud selle, mis temaga toimub ja see on tõesti, see on hea film ka. Et see on nii tore. Mis toimub, muidugi ma elan talle kaasa. Väga hea. Ja mõni äkki filmisoovitus meile kuulajatele siia lõppu. Mis esimene pähe kargab? Muidugi neid on kindlasti väga palju. Filmisoovitus? Filmisoovitus, kui nüüd uutest filmidest rääkida,
siis see Taani film, Interbergi film, mis oli kinodes ka, see oli veel üks ring, kus siis tegelased avastavad ja katsetavad sellega, et kui kohe mingisugune väike promill veres on, et kas sa oled siis loomingulisem või võtad elu või teistmoodi, kas on asjad muutuvad paremaks ja kuhu see siis kõik jõuab, et see on viimastest kinoelamustest on kindlasti see kõige meelde jäänud. No ongi siin viimasel ajal kahjuks väga palju linna ei jõua, aga mingi kord kuus ikka või paar korda kuus on ikka õnneks sattunud. Nii et jätame siis meelde ja head filmi vaatamist teile. Vaadake ka kindlasti Tõde ja õiguse film ära, kes veel ei ole näinud. Ja meie täname ja soovime sulle edu edaspidiseks ja ma loodan, et tuleb ka uusi vaatamisi, mida me saame kõik kodus vaadata või kinos. Ja kohtume juba järgmine kolmapäev. Ciao!